kõigile ja tere tulemast taas kuulama meie eriliste elamuste podcasti. Ja kui ma siin nüüd õueaknast vaatan, siis ma näen sellist sombust ilma. Aga meil nagu alati on siin stuudios päike ja minu kõrval ühe päikesena on meie kaassaatejuht Karmen. Tere! Ja minu vastas istub meie enda ettevõtte üks suur päike, Evelin. Tere tulemast! Tere kõigile! Tere, Evelin! No räägi, sinu jaoks on vist täitsa esmakordne kogemus siin niimoodi tulla meile külla ja me väga-väga ootasime sind, sest et me teame, et sa oled alati nii särav ja jutukas ja me tahtsimegi tulla ja küsida sult mõned küsimused. Kõigepealt võib-olla alustaks sellest, et kaua sa üldse kingitus.ee-s oled töötanud? Ja mida sa teed siin meie juures? No septembris sai 2 aastat, kui ma olen juba kingitus.ee tiimist ja ma olen Ülemiste punkti varem ja samas ma olen ka kliendi tugi. Ehk siis ma olen nii seal kui seal. Ehk siis ma olen täiesti kingi-eksperdi moodi ja olen täiesti natukene kontoritöötaja moodi. Täpselt seal nagu kahe tule vahel. Ja ütle siis, aga kas sul on ka mingisugune selline, mis roll sulle endale kõige rohkem meeldib või mis on kõige põnevam või mis on võib-olla vastupidi kõige raskem? Ma ei tea, mul kuidagi, samas ma nagu mõtlesin, et kellena ma rohkem nagu tahaks, kas oleks nagu pigem nagu kontoritöötaja või pigem nagu kuskil nagu punktis istuda. Et hetkel seisuga mul kõik nagu tasakaalus. Mulle meeldib nii kingi-eksperditöö, nii kui kliendi tugitöö. Ma ei tea, mul kuidagi nagu nii nagu meeldib. Nii kliendidega nagu suhtlemine, nii elus kliendiga suhtlemine, nii kui ka telefonis suhtlemine. Ja sul tuleb hästi välja, sa oled alati klientidega, sa oled ka alati nii soe ja sul see jutt alati jookseb ka nii hästi. Jah, aga see sõltub täiesti nagu kliendist, et kui klient annab ikka nagu natukene oma energiat mulle, siis ma annan ka seda nagu vastu, aga veits nagu suuremas formaadis. Ja. Et kui klient on kinnine, siis ka nagu minu poolt tuleb see soojust, aga mitte nagu nii väga, kui klient on ise nagu lahke ja jutukas ja... Aga kuidas sa üldse leidsid tee kingitus.ee-ni? 2 aastat on pikk aeg, on ju? Hakkame nüüd meenutama. No hetkel seisuga ma mäletan, et ma kandideerisin kas või assistentiks ja siis kirjutas mulle Kadri meili peale, et tal on pakkuda mulle teine tööpakkumist ja sellega ma tulin niimoodi välja, et Kadri mulle pakkus, mulle see sobis, ma käisin vestlusel, mulle väga meeldis see atmosfäär, kuidas, seal olid küll teised inimesed, aga sellest ajast, mis 2 aastat on olnud, oli vist vahetanud ainult üks inimene, ehk siis sina tulid meie juurde. Ehk siis nagu sama atmosfäär on nagu jäänudki. Jaa, ei, see ongi hästi oluline igas ettevõttes ja tiimis just ka, et inimesed ju tegelikult ongi see, kes selle igapäeva õhkkonna sulle loovad. Jaa, sellest ongi, ma olen täiesti nagu nõus, et okei, me ei suhtle nagu nii tihti, aga samas kui nagu ma kirjutan või sina kirjutad mulle või Kadri kirjutad mulle, siis ma kohe nagu tunnen mingit... Lähedusemast. Jaa. Ja see inimeste teema on tegelikult täiesti tõsi, mis Karmen ütles ka. Ja mina olen kunagi lubanud meie grupi juhile, et meie ettevõtte omanikule siis, et mina võtan meie tiimi ainult inimesi, kellel on nagu see sära silmades. Et elus on niimoodi, et igasuguseid oskusi sa saad õppida, inimesi saab koolitada ja nii edasi, aga seda sära, seda on nagu väga raske tekitada, kui seda ei ole. Nii et sellepärast ma arvan, ongi meie tiimis kõik sellised inimesed, et vaatangi ainult selle sära ja X-faktori järgi. Ja ma mäletan ka seda tööintervjuud, et Evelin võlus mind kohe ära. Ma nägin, et Evelin on see meie inimene ja ma nii lootsin, et kui ma talle hiljem helistasin, et ta ikka meile selle jah-sõna ütleb.
väga huvitav, aga ma mõtlesin nagu just vastupidi, et ma pigem nagu võib-olla nagu ei sobi teile. Ma ei tea, ma nagu nii närvitasin seal ka vahepeal, et ma rääkisin, ma ei tea, sellist juttu. Aga see vist on tavaline, iga tööintervjuul on nagu selline mingi närv on sees ja tekivad sellised ebakindluse mõtted. Aga samas see on nagu väga nagu hea tunne, et kui ma nagu tõesti nagu muretsen, siis mul see nagu töökoht kuidagi nagu meeldis või ma nagu tahaks nagu seda teha või nagu see rohkem nagu sobis mulle, et kui peale vestlus seda nagu muret ei ole, siis ma arvan, et see ei ole nagu see õige nagu töökoht. Ja, see on küll jah. Aga kas ma küsin korra vahele, et me rääksime inimestest, on ju, aga kui sa mõtled nagu üldse meie ettevõtte peale ja meie brändi peale, et mis on nagu veel sellised asjad, mis siin siis sinu jaoks selle töötamise nii toredaks on teinud, et sa juba praegu 2 aastat oled meie juures olnud? No see on kindlasti toetamine, nii kui kollektiivi poolt, nii kui kontori poolt, nii kui kliendid poolt ka. Et no kui sa näiteks räägid kliendile ka oma nagu võib-olla nagu mure, sa ütled, et jaa, mul on nagu sama, siis klient ka nagu toetab sinu poolt. Ja mul oli mitu korda sellist olukord ja ühe kliendiga ma sain, see oli naisterahvas ja ma sain temaga nagu sõbraks. Ma ei tea, jaa. Nii armas, sest et sa oled nii saa inimene. Ja see oli nagu... See klient, ma mäletan, tuli võib-olla 5 aastat tagasi nagu, ja see oli vist tema ema sünnipäev. Ja siis ta ostis enda emale sünnipäevaks kingituse. Ja siis me kuidagi nagu rääkisime ja tuli välja, ta on üldse nagu groomer. Minu koer praegu käib tema juures ja me suhtleme temaga ja ta käib nagu minu juures ka, kas või niisama lobisma, kui ta näiteks Ülemistes käib. Et ma ei tea, kuidagi nagu see võlu on kõik siin olemas, aga samas, mis nagu ettevõttes see vastutulekus, ikka toetamine, inimesed, see, kuidas nagu töö mõju on, et keegi nagu ei istu sinu peale ja ütleb, et tee, nagu vabadus on, et see kindlasti nagu hästi nagu hoiab seda. Ja, ma olen sellega nõus. Et mina siis kontori poole pealt tunnetan ka nagu sellist, et tiimi toetus ja samas sul on vabadus ja selline ühise eesmärgi nimel töö tegemine siis. Mis tegelikult peakski nii olema, et ma arvan, et tänapäeval vist keegi, mitte et keegi ei taha, aga et keegi sul kogu aeg kuklas istub ja niimoodi sul ma ei tea. Jah, eks see on see usaldus, eks ole, mis selle kõik lõpptulemusena tekitab. Ja. Inimesi tuleb usaldada. Jah, sellega ma olen täiesti nõus. Aga no inimesed on ka samamoodi erinevad, ehk siis sa pead nagu kohe nägema, kas tuleb usaldada või mitte. Mina pigem usaldan. Usalda ja kontrolli. Ja. Aga kas sul, no ma tean, et tõesti meil on väga super teenindajad ja ma tean rohkem kui 1, 2, 3 situatsiooni, kus kliendid ongi saanud nii head teenindust, et nad tulevad tagasi pärast kas siis mingi lillekimp või šokolaadikarp näpus, sest et nad on nii rahul. Aga kui me natuke läheme ja vürtsitame seda elu meil siin, et kas millised on sellised kas sul on ka selliseid keerulisi kliente olnud, et kus sa nagu tunned, et seda toetust võib-olla on pisut nagu vähem, et millised on sellised keerulised situatsioonid töös? No viimasel ajal seda nagu sellist klienti oli nagu väga nagu vähe, aga samas no mõned on ikka, mõned klient läheb, ostab midagi ja siis tuleb niimoodi välja, et see ei ole nagu õige kingitus ja ta läheb siis edasi ja vaatama, aga mõned on sellised, et lihtsalt halb päev ja läheb võib-olla, ma ei tea, otsib midagi, mis teeb tema nagu mis teeb tema õnneks. No viimane klient ma tean, et niimoodi ei tohi rääkida, aga keda ma üldse ei tahtnud üldse teenindada ja ma tahtsin lihtsalt keelduda teenindamast. Aga see oli selline klient naine, kelle oli vist, ma ei tea, 10-30
ja siis ta tuli meie juurde. Ta oli juba veits selline agressiivne ja ta ostis kingituse e-poest ja siis tuli üks sooduskampaania meil, mis on nagu Rimidest. Ta ostis selle e-poest, aga siis ta nägi, et meil on Rimidest üks sooduskampaania ja ta tahtis selle soodushinnaga selle kingituse saada. Ja siis ta oli nagu, et jah. No vot, aga siis ongi, et selleks, et kampaanias osaleda, pead ju kõiki tingimusi teadma, et kliendina tema siis ei teadnud lihtsalt, et kuidas siis üldse seal osaleda, aga eks see on paratamatus, et tuleb selliseid kliente ja olukordi ette, et ma arvan jah, et see käib nagu töö juurde kaasa. Aga kas sul on nagu enda mingi nipp näiteks, et kui meid kuulavad ka mingid teised klienditeeninduses töötavad inimesed, et kas sul on mingi nipp näiteks jagada, et kuidas näiteks sina, ma tean, et sa alati ükskõik mis keeruline situatsioon on, sa jääd hästi rahulikuks, sa säilitad oma selle positiivse hääletooni, et kas sul on mingi nipp jagada, et kuidas jääda rahulikuks, kuidas säilitada seda positiivsust ka keerulistes olukordades? No see on esimene, mis ma nagu ennast õppisin ka, seda hääle tõstmine. Seda üldse ei pea üldse sinu poolt nagu tulema. Kui klient tõstab häält, siis sa oled mega rahulik. Klient ise näeb, et sina ei taha nagu talle teha midagi nagu halvasti või sa oled nagu mega positiivne ja sa oled nagu abivalmis. Et kõige nagu tähtsam, ma arvan, et sa pead esimesena kuulama seda klienti välja. Sa peab nagu täiesti lõpuni kuulama, mis tema mure on, et see on nagu kõige oluline. Tavaliselt nii, kuidas ma nagu ise olen ka võib-olla nagu kunagi teinud ja nii, kuidas ma olen kõrval ka näinud, et kui näiteks klient tuleb ja hakkab karjuma, siis sa nagu räägid talle nagu vahele. See on täiesti nagu keelatud teha. Las inimene räägib lõpuni ja siis alles hakka rääkima. See on nagu kõige oluline, kuna see on nagu klient ka nagu ta näeb, et sa oled kuulnud tema nagu lõpuni ja siis ta on juba veits nagu rahulikum, kuna see kõik halv energia juba läks talle ära. Ja siis ta nagu... Ja siis tuleb Ingel Evelin, kes lahendab kõik probleemid. See läheb juba nagu selliseks eluõppetunniks, et mida iga inimene tegelikult peaks siis rakendama enda ellu, et kuula teine inimene lõpuni ja siis võta see informatsioon vastu ja siis suhtle temaga rahulikult edasi. Sellega ma olen täiesti nagu nõus, et ma olen seda nagu ise, nagu ma harjutan seda ka samamoodi. Okei, nagu viimase ajal ma üldse nagu ei tõsta häält ega võib-olla nagu viimased 1,5 aastat. Ma olen 21, kui keegi ei tea. Ma olen veel liiga noor. Ma ka õpin igapäevaselt, aga lihtsalt see nagu enese hoidmine, see on ikka nagu väga oluline. Et iga inimestele ei tohi üldse nagu hääle tõstmine, kas sa oled õpetaja, treener või lihtsalt klienditeenindaja. Et sa pead täiesti kuulama klienti ja sellist nagu reeglit, et klient on kuningas, seda nagu kindlasti ei ole, aga sa pead täiesti nagu austama teist inimest, kas see on nagu võõras inimene või sinu lähem. Ikka nagu austamine peab olema nagu esimesel kohal, et ilma selleta ei saa kuidagi. Kui sa näiteks klient tuleb sinu juurde ja see austamist juba ei ole, siis ei saa mingi kontakti. Jah, ma arvan, et see on väga hea point, kui me võtame laiemalt, et mis on klienditeenindaja selline põhiline nii-öelda oskus või väärtus, mis tal peaks olema, siis ongi just selline nagu inimlikkus, teiste suhtlemisoskuseks, teiste inimeste austamine, selline viisakus, et sellised elementaarsed asjad, mis tegelikult sageli on igapäeva situatsioonides. Me oleme paljud enda emotsioonidest nii-öelda juhindume enda emotsioonidest, eks, et siis jah, sinus on just selline mingisugune rahulikkus ja selline sisemine tarkus, mis nagu kumab läbi ja ma arvan, et see on ka see, kuidas sa just nimelt saadki endale mingi täitsa võhivõõra kliendiga saad nüüd järsku sõbrannaks on ja et see on väga-väga tore. No jah, et mul, kui ma töötasin teisel kohal, siis
mul tuli samamoodi klient minu juurde ja hetkel siis, kui see on lihtsalt nagu minu parim nagu sõbranna, kellega me oleme sõbrad kas või 6 või 7 aastat, et nagu nii kaua ja ma arvan, et see on väga okei, et kõik me oleme inimesed ja me ei tea, mis seal toimub selle leti taga ja me peame nagu samamoodi nagu mõistama ja austama teist Ühesõnaga, inimest. kui keegi tunneb, et tal on vaja sõpra, siis te saate minna meie Ülemiste kingipoodi Evelinile külla ja sealt teda leiategi. Jah, tulge, ma alati ütlen oma kliendile, et tulge kas Ülemiste punkti või kuskil teise punkti ja ma võin teile julgelt garanteerida, et te saate alati hea ja positiivse energiat minu poolt. Nii armas, endal kohe, ma tahan sulle külla tulla. Ei, aga see ongi nagu tõsi, et inimene, kui tuleb minu juurde kas või lihtsalt nagu kliendina, ta saab nagu kõik oma soovid täidetud, kas või nagu kingi ostmiseks ja saab natukene juurde veel minu poolt. Jah. Ühesõnaga kõik, meil on siin jõulud tulemas, meil on siin isadepäev tulemas, kõik minge nüüd Ülemistesse ja sealt saate suurepärase teeninduse ja veel väga laia kingivaliku. Räägime nüüd natukene kingitustest ka. Meil on ju nii ägedaid elamusi. Mida sina üldse oled käinud siin nüüd 2 aasta jooksul? Mis elamusi sa oled käinud proovimas? On sul mingi selline väga selline lemmikud tekkinud? Mingid eredad elamused? Üks on minu lemmikutest, on hülgevaatusretk. Ma ei tea, ma olen eelmine aastal käinud, ma olen see aasta käinud ja ma usun, et ma olen järgmise aastal ja ma olen kinkinud seda nii sõbrannadele kui tuttavatele selle hülgesvaat. Ma olen seda nii provanud ja see ei olnud mitte kunagi meie kuuelamus ka. Aga samas jah, et see nagu üks elamus, mis kindlasti meeldib nii lastele kui täiskasvanutele. Et seda ma kindlasti nagu soovitan ja väga palju inimesed mõtlevad, et meil ei ole siin nagu Eesti ümber need hülgesid. Nad mõtlevad, et see on mingi nagu ala, kus nad elavad ja need on nagu kunstiteedkitud, ehk siis nagu suht sarnane nagu loomaajaga, aga siis ma selgitan inimestele, et ei ole, seal elavad nad, see on täiesti loodusala ja sinna. Aga kuidas see elamus üldse, kusjuures väga piinlik tunnistada, mina ei ole käinud neid hülgeid vaatamas. Mina ka ei ole. Mul on küll plaan olnud, aga tead seda jah, peab ikka seda plaani tõsisemalt hakkama võtma, aga räägi, kuidas nagu, kus see koht nagu asub ja kuidas sinna minnakse, kuivõrd lähedalt neid hülgeid siis näeb? Ja kas see on mingi grupiga nagu minnakse või kuidas see? Ja see on täiesti gruppi nagu selline elamus, aga samas see grupp täitub nii kiiresti, et nad käivad, see on hooajaline elamus. Nad käivad aprillist 5 septembrini ja iga pühapäev kell 12:00 Kaperneeme sadamast läheb üks laev nimega Hinde, ma ei mäleta, aga ta on sinise värv, te kohe näete teda, te kohe tunnete. ja siis ongi niimoodi, et te lähete laeva peale, siis see elamus kestab kuskil 2-3 tundi. Ja lähete siis Broonkli saare poole. Ja teete seal siis, see sõit toimub kuskil võib-olla 45 minutit, siis te olete mõni nagu hetk seal juba vastas saare poolt, vaadata seal hülgesid, paneme klassikat muusikat, hülgesid väga meeldivad klassikamuusika. Nad tulevad selle välja, et see giid paneb klassikalist muusikat väga kõvasti ja siis nad hülgesid tulevad veest välja vaatama, mis toimub. Oh my god, kui armas. Ja see on muidu väga selline armas elamus, aga samas nagu me käisime minu vennaga, mis eelmise aastal, ta oli 4 ja tema jaoks oli nagu vauvad ka, samas väga nagu huvitav, aga samas ta oli nagu ainuke laps seal laevas, et pigem sellised täiskasvanud inimesed, iga inimestel, mõned on turistid, tulid niisama vaatamas, mõned on täiesti loodusseiklus, armastajad, kellel on väga suur selline fotokaamera, kes teevad sellest hülgesid pilte. Aga muidu jah, et mõni hetk siis seal olete, teete pilte, niisama istute, vaadate, binoklid on juba hinna sees, ärge selle muretsege.
sa oled nii hea müüa lihtsalt. mul on tunne, et sa ei tööta isegi, ma ei tea, kas sa töötad kingitus.ee või seal hülgevaatluses, tekib ka, aga see on nii tore, et sa nagu, et sa oled ise nagu mitu korda järele proovinud ja ma arvan, et see ongi, see võlu on see, et kui sa räägid seda kliendile, olles seda ise proovinud, siis see on nagu ikkagi hoopis teine asi, kui võtta see kinkekaart välja ja sealt siis seda infot lugeda. Wow. Ja kingekaardi peal ei ole nagu vahepeal sellist nagu infot, ehk siis kingekaardi peal on üldine nagu info, aga nagu sellist nagu täpsemat, nagu seal ei ole seda lihtsalt, et kingekaardi peal on ikka nagu head küljed, aga nagu selle nagu täispilt on, kuidas nagu tõesti nagu see välja näeb, see on alles siis, sa näed seda, kui sa tuled sinna kohale juba. Eks see emotsioon on täpselt see. Aga kas on midagi veel peale hülgevaatlusretke, mida sa oled proovinud ja mis on jätnud sellise väga super vau-elamuse sulle? Ja näiteks õhtusöök Pilkases pimedusse restoranis Minecraftis. See oli nagu küll väga nagu põnev, aga samas see oli nagu väga, väga ebatavaline, kuna pimeduses ma ei ole mitte kunagi söönudki. Ja ma näiteks ei saanudki isegi aru, et desertiks mulle on toodud tavaline jäätis. Ma ei saanud aru, ma ei tea miks, aga ma ei saanud aru, et see on jäätis. Ja ma mõtlesin, issand, mis see on, ma ei hakka seda sööma. Ja siis ma panin kõrvale. Kas see tekstuur ja kuidagi tundus hästi veider siis nagu? Seal jäätise peal oli selline karamelli nagu leht. Ma ei tea, nagu karamelli nagu oksad sellised ja nad olid nagu kuidagi... Ma ei tea, see lõhna järgi tuli ka kuidagi nagu ebameeldiv, aga see oli tavaline vaniljajäätis. See oli nagu kõige tavaline nagu jäätis. See on kui veider vaata, et ongi, et kui võtta inimeselt ära see üks asting on ju see nägemishasting, et mis need meeled siis nagu ülejäänud meeled teevad, et... Ja ma seda Pilkast pimedust ei ole proovinud seda elamust, aga mul on ka sellega, mul on nagu kaheti, et kohati ma nagu väga tahaksin minna ja siis kohati mõtlen, kuidas see nüüd täpselt on või kuhu ma nüüd siis ennast mässin on ja? Aga vist peaks ikkagist ära proovima, sest et just sellised uued ja midagi põnevat on just see, mida nagu võiks... Ja, aga see on samas ju selline nagu toetusüritus ka, ehk siis mingi nagu protsent sellest müügidest me anname ju Põhja-Eesti Pimedate Ühingule. Jaa. Ehk siis see on nagu väga nagu hea ka nagu point, miks nagu minna. Ehk siis väike nagu toetamine. Et see juht Julia on ka väga nagu sõbralik ja nii, kuidas ta nagu räägib oma elust, ma isegi ei kujutaks ette, kuidas see niimoodi võimalik üldse olla. Jah, täpsustuseks, et seda viib läbi siis jah, selline õhtujuht, kes on ise pime. Jah. Tema jaoks see on täiesti tavaline olukord, et ta täiesti nagu tunneb, teab, mis nagu toimub. Meie jaoks see on nagu, et issand, mis toimub, kuidas niimoodi saab elada, aga niimoodi saabki elada. Jah, mina õppisin ka praegu nüüd midagi uut selle elamuse kohta. Ma ei teadnud neid fakte. Nüüd ma lähen kindlasti. Aga Evelin, kas sul on äkki mingid asjad, mida sa nüüd pole jõudnud teha, aga mida sa tead, et mis siin tiksuvad sul peas, et mida sa kindlasti tahaksid nüüd proovida varsti, lähiajal, järgmine aasta? Jaa, üks asi, mida ma juba võib-olla teine aasta, mida ma tahaks, on ratsutamine. Ma ei tea, ma nii tahan, et need hobused on nii armsad. Ja see on nagu samasmoodi sama nagu veits aktiivne elamus, aga samas nii lõõgastav, et nii rahulik, et ma ei tea, see on juba teine, isegi ei. Ma varasema tahtsin ka nagu seda ratsutamist proovida, aga see aasta ma mõtlesin, et me lähme, aga suvi läks nii kiiresti, et ma lihtsalt ei jõudnud selle peale mõelda, et me pidime ju ratsutama minna. Aga tegelikult meil on ju saab talvel ka ratsutada, et seal on päris mitu paketti. Mul nüüd peast kõik need kohad ei tule meelde, kus talus need täpselt kõik on, aga päris mitu paketti ja meil on nüüd kuuelamus on ka nüüd on tulemas üks ratsutamise paketi. Detsembrikuu elamus. Kas ta oli
jah, minu meelest on detsembrikuu elamus. Väga äge. Kas see kuu elamus tuleb siis nagu Keernu vallas? Ei, see oli Tartu? Juhtaega. Ei tule meelde. Vist, ei, Kernus vist jah, aga see talu nimi oli mingi teine. Jah. Okei, aga see oli väga nagu hea. Ma teadsin, et talvel võib ka nagu ratsutada, aga talvel on külm. Jaa, aga tegelikult ratsutamine ja pluss, mis mul endal tuli meelde, et me ju pakume täitsa sellist reesõitu. Et siin viimastel aastatel tegelikult need talved on isegi olnud täiesti talve moodi. Lund on nagu olnud, et see on nagu hästi äge elamus ja ma arvan, et see sobib tõesti nagu kogu perele, et ma arvan, et lastel on ka väga, väga tore kindlasti minna ja seda reesõitu proovida. Jah, ma arvan lastele see väga. Aga tundub, et sulle vist üldse väga loomad meeldivad. Jaa, olen täiesti looma fänn. Ma sain just, mul tuleb novembris see sünnipäev ja mu abikaasa küsis, mis ma tahaks. Ja siis mõtlesin, et ma tahaks akvaariumit. Ja ma sain just üleeile akvaariumid ja 2 kuldkala. Õige vahva. Kelle nimi on siis Sõõrik ja teine on Pipar. Nii armas. Aga kuidas teised loomad on võtnud siis Sõõriku ja Pipra vastu? Kassidele väga meeldib. Ma ei imesta üldse. Vaata, et see Sõõrik seal kassi kõhus varsti ei ole. Kas sul on avatud või on see kinnine? Mul on kinnine. Ma nagu täiesti arvestasin, et mõni käpp võiks akvaariumi sisse minna, aga ei, ma täiesti arvestasin seda ja me võtsime sellist nagu keskmise suuruse, et ta nagu ei oleks nagu liiga akvaariumi täiesti moodi. Et kassidel oli väga nagu huvitavad, näiteks kassi nimi on Viiner ja ta juba teine päev magab akvaariumi juures. Ei, aga see on tõsi, et ta nagu kogu aeg seal istub niimoodi, vaatab neid kalasid ja siis täna ma avastasin, et ta üldse magas selle akvaariumi peal. Sa sõbrunes siis? Ma arvan, jah. Ole igaks üks ettevaatlik. Jah. Ei, ta nagu teab, et ma tean, et talle nagu kalad nagu söömiseks üldse nagu ei meeldi, aga kuidas nad liiguvad, et ta on veel kassipoeg, ta saab aprillis alles 2 aastat ja talle veel meeldivad sellised nagu aktiivsemad asjad, kus midagi nagu liigub, et ta on väga nagu mänguline selline. Aga kui meil tulevad siin jõulud, räägi, kuidas teil jõule tähistatakse ja missuguseid kingitusi sina kavatsed enda lähedastele? Võib-olla sa ei taha siin ära nagu üllatust kohe rikkuda, aga missuguseid kingitusi võib öelda. Mis laadi kingitusi, kas sa pigem kingidki mõnda sellist elamust või sa kingid midagi ekstreemsemat või ma ei tea, mehele näiteks mõne massaaži või mis mõtted liiguvad? No elamuste kingimine mul on juba kombes võetud. Ma alati nagu mõtlen, et mis inimesele võiks nagu sobida, kas pigem midagi nagu, mis talle nagu oleks väga nagu vajalik koju või veel midagi või näiteks pigem nagu elamus. See täiesti sõltub inimestest, et näiteks abikaasale ma kingin kindlasti midagi pehmemat, mis ta saab selga panna. Mida saab laenata ise. Ja. Ei, see on, ma usun, et ma tean, et ta hakkab seda kuulama, aga see on jah. Aga näiteks emale ma kingin täiesti elamust. Mul on juba see ostetud. Ja see on ühe restoraniga seotud. Ja siis ta saab seda minna juba detsembris nautima. Ma tean, et meil detsembris tuleb üks üritus. Okei, ma vist arvasin ära. Aga see on väga hea kingitus. Jaa, et ma olen seda ka ise proovinud ja mulle nagu see väga nagu meeldis. Ma ei tea, see oli kuidagi nii esimene kord nii-öelda testüritusena, nii teine kord. Et see testüritus ja see nagu esimene päris üritus, nad olid nii ühesugused, et nii kui esimene kord oli vau-efekt, nii kui ka teine kord.
et ma vaatasin, me istusime niimoodi, et kus olid ka täiesti teised inimesed, täiesti nagu kliendid, nii kui blogijad, et nende jaoks oli ka selline, et vau, issand, mis toimub, et jah. Üldse väga palju on erinevaid restorani pakkumisi ja ma isegi vahest avastan alles seal meie kodulehel, et issakene, et nii lai valik on ikkagist, et peab hakkama rohkem katsetama ja käima ja proovima. Ja lisaks on ju meil endal igasugused teemaõhtusöögid, on ju, et neid ka tasub kindlasti piiluda. Aga mis oleks näiteks sellised, mis sa arvad, kui sa peaksid andma enda sõpradele, tuttavatele jõulukingi ostmiseks soovitusi, et millised oleks sinu arvates sellised top 5 jõulukingitust? Top 5. Sa mõtled nagu üldiselt, eks ole? Üldiselt, jah. Et mida kinkida sõpradele, tuttavatele, perele, et millised on need, millega kohe kindlasti mööda ei pane. Selles mõttes, et mööda ei ole võimalik meie valikus nagunii panna, sest et kõik kingitused on ju välja vahetatavad, nagu me teame. Aga üleüldiselt siuksed 5 elamust, kõige ägedamad. Teeme 3. No teeme 3. Ei, see 5. Hakkas juba peavalu tuli. Ei, see 5 on väga nagu okei, aga lihtsalt ma mõtlen, et ma kardan, et mul seda nagu 5 top lihtsalt nagu ei mahu. Kuna meil on nagu nii erinevad nagu elamused, et näiteks superautod, Lambo Ferrari sõitmine, kus sa oled ise roolis, need on ka väga nagu head kingitused. Siis näiteks õhtusöögid erinevad, temaatilised, tavalised, massaažid on üldse nagu nii erinevad valikad, nii kvaliteedis, nii kui ajastamisel, 1,5-tunnised, 1,5 tundi, väga nagu erinevad, majutuspaketid, tünnikämping, saab matkamine. Ma ei tea, mul nagu laskmine, ma tean, et eestlastele väga meeldib laskma. Ja, tõsi. Ma alati ütlen klientidele, et eestlastele väga meeldib, siis iga klient mõtleb, ma olen ju eestlane, ma võtan seda. Ja. Mingi nippe ka. Jaa, aga näiteks kingituspakid erinevad naisele, mehele, need on ka väga nagu head valikut, kuna seal on nii palju erinevad elamust ja kui sa nagu tõesti ei tea, mida nagu inimestele võiks nagu meelde, siis seal on täiesti selline valik, et igaüks leiab endale sobiva, et kas midagi laskmisega jälle seotud või näiteks aerojooga, mis on väga nagu põnev selline. Ja, kuule, siit tuli küll rohkem kui 5 soovitust, nii et ei olnud midagi 3. Minul ausalt öeldes läks selline jõulu eel tekib ikka väike stress nagu nende kingituste peale, kui sa mõtled nagu pere peale ja kõikide vanaemade peale, et ikka nagu tekib siuke stress, et issand, mida ma kõigile nagu kingin. Aga praegu mul, kui Evelin nüüd rääkis sellest, siis mul kohe nii palju ideid ja kõik tuli, et mul igasugune jõulustress läks ära, ma tean, et kõik ma leian kingitus. Kõik on korras, kontrolli all. No ma ütlen ausalt, et selle jõulukingit kinkimiseks ma väga varasemalt hakkan endast valmistama, et mul on juba üks nimekiri olemas, kes mida nagu võiks umbes saab ja millises nagu hinnaväär, nagu, et see on väga nagu väga palju raha nagu raiskamine nagu läheks. Aga samas mul on juba kõik nagu kirjas, et mis võiks nagu sobida, mis võiks kinkida, mis eelmise aastal kinkisime, et nagu ei läheks nagu korda. Suured Exceli tabelid. Sa oled väga tubli ja ma võin öelda, et ma olen ise täpselt samasugune. Mul on muidu küll Excelid iga asja jaoks, aga selle kingilisti jaoks mul on telefonis, ma kasutan seda notesi, kuhu ma siis lisan kogu aeg mingisuguseid ideid, et ja ma olen ka täielik nimekirja ja muidu tabelite inimene, et see on nagu hästi hea point, nagu, et ei tekiks võib-olla seda viimasel hetkel seda jooksmist siis, et siis ongi, sa oled ette valmistanud kõik ja läbi mõelnud. Et mul on juba nagu mitu aastat niimoodi, et ma täiesti nagu läbi mõtlen, et mis võiks nagu sobida. Ja näiteks eelmine aastal ma ise ostsin endale sellise soola ja pipra komplekti. Ma ei tea, ma nii tahtsin, et muidugi ise endale tuleb ka tegelikult kingitusi teha, muidugi, absoluutselt. Kus mul tuli meelde, et mul on ka sünnipäev tulemas, ma peaks ka mõtlema, et mis ma ise endale siis nagu kingin. Põhjust nüüd on. Ja. Aga mis ma tahtsin veel küsida, et jõuludest me rääkisime, aga meil on tegelikult üks hästi oluline tähtpäev tulemas siin järgmisel nädalal, mis on isadepäev.
et kas sul on kuskilt kohe võtta mõni hea idee näiteks, mis isadepäevaks võiks sobida, mida sa isadepäevaks soovitaksid? Ja ma mõtlen, et kalastamine, meil on juba mitu paketti, kus on camping pluss kalastuspakett on, et näiteks Pärnu jääl või näiteks habe ja juuste hoolitsus. Issakene, need on praegu jällegist täiesti täpselt need ideed, mis ma tean, et minu mehele nagu täiesti sobib. Oleks vaja ja meeldib ka. Jaa, kusjuures see habeme hoolitsus, see on ju issand, see on ju tänapäeval nii popp värk ka just, mõtlen, et vau. Ja, aga see viimane elamus, mis ma võiks nagu kindlasti soovitada, see on näiteks keraamikakursus. Et seda ma nagu kindlasti nagu soovitan, ma arvan ja iga kas meestele, mehele või isale meeldib midagi nagu keraamikas teha. See on nagu nii rahustav ja ma näiteks kindlasti soovitan seda kas paarile või niisama kinkida. Et see on ka selline elamus, mida tuleb kindlasti elus proovida. Issand, kui hea mõte. Issand, kui mõnus. Ma kujutan ette, et see on ka täpselt siuke, et mida ma võiks oma isale kinkida. Ta kindlasti, ta ei tuleks kunagi siukse asja peale, et ma üldse võiks talle siukest asja nagu keraamikakursus kinkida. Aga kui ma läheks nagu teeks taga koos, midagi, ma arvan, et see oleks päris lahe. Ja tegelikult igale mehele meeldib just nagu oma kätega midagi füüsiliselt valmistada. Et jah. Et suht sarnane on ka klaasi sulatamine, aga see keraamika ta on veits nagu erinev, kuna sealt nagu sa rohkem nagu istud ja selle peale rohkem nagu ise nagu näpid seal ja ise nagu vormistad seda, ise valid, mida sa teed, saad kausi või kruusi või lihtsalt taldrikut, et jah. Jah, väga toredad ideed on sul. Aitäh! Väga super, ma sain ka kohe kõvasti targemaks ja kõvasti uusi ideid tuli juurde, mida ma sinna listi lisada. Ja täpselt, ma vist pean nüüd listi endale siis tegema. See on väga hea asi, seda soovitan teha ja. Aga ma arvan, et hakkame siinkohal otsi kokku tõmbama ja suured tänud sulle, Evelin, et sa tulid, sa andsid meile nii häid ideid, mida siin isadepäeval, meestepäevaks, jõuludeks ja üleüldse, mida kõike võiks veel proovima minna. Ja ka väga häid õppetunde, kuidas üldse inimestega suheldes jääda rahulikuks. Kõigepealt kuula nad ära, siis reageerid. Et suured tänud sulle. Aitäh teile ka ja mul oli väga hea meel teid näha. Ja minu poolt ka suur tänu ja mitte suur tänu ainult selle tänase jutuajamise eest, vaid üleüldse suur tänu, et sa meiega oled ja ma loodan, et sind jätkub meile veel mitmeks aastaks. Aitäh sulle! Aitäh teile ka!